Andsin talle ühe selle enda toodud tellise ja teise isa tellise ja saatsin ta katusele korstna kõrvale ja käskisin sealt mõlemad alla visata. Ütles, et see, mille tema õue peale tõi, lendas kildudeks nagu kristallvaas. Aga ütles, et see, mis isa toodetud oli peaaegu 100 aastat tagasi, see jäi täpselt nii terveks, nagu ta oli. Muhust tuli väga palju noori tüdrukud pärast seda siia tööle tellise tehasesse, kuna poisse ka, aga tüdrukud oli juba isegi rohkem tulnud, tema väitis, et seal oli poisse vähe, pärast sõja aeg ja siin sai teenida ja siin oli noori poisse. Pärast lõunat võtsin juhuslikult jälle ühe inimese tänavalt ette, kes oli usaldusväärne minu jaoks, et küsin midagi. Mis te arvate, kus ta pärit oli? Õige vastus Muhust. Ta näebki, ta ongi selline järelistiaegne maja tegelikult nagu. Aga see oligi 50-ndatel tehti väga palju selliseid. See on elamu ikkagi ja see on ka selline, ütleme, ikka külamaja. Need mõlemad on sellised, rannaküla elamud, see põhjarandikul. Mis me räägime. Aga väga võimalik, et see tellise tehas haigla oligi. Või siis see punane seal, aga mingi nendest hoonetest on haiglaks ehitatud. Kööle on enne suunud, kui see maja ehitati. Mis aastal ta suri, vabandust? Ja siis ta ei saanud siin suvitada tehti, sest see maja on ehitatud. See maja on 20. sajandil ehitatud alguses tõenäoliselt. Ongi mängi, jah? Väga hea. Siin on need, vaata, 56. aastal Kotli ja kus see teine oli, nad tegid sellest silikaltsiitblokkidest neid. Ja tal oli mingi abiline, oli see insener keegi. Mingi, oli jah Valter, aga Randmad ei olnud. Kuule, aga mis sa selle kohta ütled, Mart? Aga tal ust ei olegi sel majal. Külge on... Käimla osa. Ja võib olla küll, jah. Ta nägi külje pealt küll. See maja oli vist ehitatud 35, kui mul õieti meeles on. Vähemalt... Ei saa, jah. Kolmeosaline aken on ilus või see on originaal ja need otsas ei... Aga need ülemised aknad on ka originaalid. Ei usu. Ei võivad olla ka. Vorm võis sama olla, aga ütleme, et see... Aga see tähendab selle ukse kohal varikatus, see on küll nii näme. See kindlasti õige ei ole, jah. Selline ta ei olnud. Ja ma olen näinud neid, kuskil võib-olla sinu raamatuski olid need sellest juttu, ma arvan. Aga tal on tõenäoliselt originaallaudis. Jah. Arvad, jah? Arvan. Tallinnas on selle aegsed just niimoodi, et sa teed selle, nagu sellise jämeda lauaga. See on hästi väike, jah. Nii paksu koorega. Nii nagu päris. Oskamatu. See on nüüd
58. aastal istutatud. siis ta on ju päris uus, 60 aastat, jah. WC on siin, mis hoiab teda soojas. Ma arvan, et seda, me arvame ise, et see on see. Ahah. Jah, ja siis see... on jah, aga see vundament on ikka ju omaaegne, see ei ole mitte nüüd tehtud, et see on ikka oma aja. See on ka mingi 20-ndad, 30-ndad vist, mitte varem ega mitte hiljem ka. massiliselt 55 Alar Kotli projekt ja Valter Vaino insener. Ja see oli mõeldud niimoodi, et autokraana ja 4 töömeest panevad maja 44 tunniga püsti. Jah, see oligi nii mõeldud, jah. See silikaltsiitplokid mingid. Mitte silikaltsiit, vaid silikaltsiit. Majade iseloomu, see oli see Hindi suund selle silikaltsiidi uuringud ja tegelikult see silikaltsiit muidugi sooja ei pidanud. Need paneelid olid kõik viltu, nii et vuugid ei pidanud vuugivahed ja nad algusest peale ei pidanud sooja. Ja nad olid enamasti ametkondlikud majad, ehk siis aga nad olid ka kuskil 50 lõpus loterii peavõit oli see maja. Tahtsingi just öelda. Ma ühte sellist maja tean, mis on loterii peavõit, see maksis 3 rubla, vanas rahas, uues rahas oli 30 kopikat ja olles pärit Raikilast, emaga Tallinna sõites, ema näitas mulle 10 korda seda maja. Vaata, see oli loterii peavõit, see maksis 30 kopikat uues rahas. Ja seda ma esimest korda sattusin aga Saksa sõjavangid kasutavad nagu Saksa projekti. Ilmselt.
meil lasti siin teha mingite kohalike projekte. Proua oli igal juhul väga lahke ja rääkis minuga siin selges vene keeles. Ja noh, sellest elust siin tol ajal ja see on nagu hästi vene kaks verandat. ja kaksikmaja kindlasti. See on kaksikmaja raudselt, jah, siin oli isegi 4 korterit. Katuse uuk on jälle hästi saksapäevane. Pisike siit. Pisike ja hästi längus. Ja see sealt tagant keskelt tuleb majandushoone, sellist asja pole ma ka üldse näinud. No, et see võib küll olla see mingi saksa projekt. Tõenäoliselt, no jah. Aga terve see tänav on väga terviklik siin siuke. Ja siin mõni maja on säilinud üsna ehedalt.